Soov aidata on mul tegelikult kogu aeg olnud, vähemalt nii kaua, kui ma olen teadlik. Ja ma ütlesin, et lõuna just lõppes ja inimestel täis kõhuga ja pool päeva väga ägedaid ettekandeid kuulates on ressursid sealmaal, et võiks väikese pausi teha ja lasta ajul puhata. Et ma pean nagu kuidagi mõjus olema, et kas nalja teha või pisaraid esile kutsuda. Aga et kus see mõjutamine tuleb? Et nüüd ise väljaõppes olev pereterapeut vaatab ju oma minevikku ja oma laiendatud pere teemasid, siis ma oskan aimata. Olles väikse poisina oma emale ja õele ise lapsevanem, kuna lapsevanema rolli keegi kodus teine võtta ei tahtnud, siis tuli minul seda teha ja mina olen üks nendest siis, kellel lapsepõlv on üürike olnud. Nagu Tamo juba hea inimene ütles, siis on minu nooruspõlve katnud ka soov näidata, omada kontrolli ja võimu ja olen mina ka kiusaja olnud noorena. Nüüd tundub, et on võimalus tagasi anda. Ja sellepärast käin aeg-ajalt ikka ja olen abiks ja mind tõesti ennekõike puudutav teema on lapsed, nendele lapsepõlve võimaldamine. Ja seda just praegu siis perspektiivist, et perevägivallas olevad lapsed moel või teisel on väärkoheldud lapsed. Ja ma lihtsalt toon teile näite, mis mind on nagu väga liigutanud. Minu poole pöördus kõrva-nina kurguarst tuttav, kes ütles, et midagi on nagu mäda lapsega, et sõna otseses mõttes tal kõrvad mädanevad. Ja et laps ise räägib sealt sügelusest ja kõigest, aga et talle tundub, et midagi on valesti, sest ema-isa käitumine, kes ukse taga olid väga kontrollivad. Ja jõudsime selleni, et selle lapsega ma saavutasin hea kontakti ja ta ütles seda, et mind usaldades siis lõpuks, ma loodan, ütles seda, et iga õhtu läheb ta voodi alla esiteks magama, mitte voodis. Tundub turvalisem ja ta paneb sõrmed kõrvadesse endale ja uinub niimoodi ja hommiku võtab ära. Sellepärast, et tema isa peksab ema ja ta ei taha seda kuulda. Ja nüüd on sellel lapsel, ma olen tema käekäiku saanud jälgida. Tal on mingisugune turvaline keskkond tekkinud. Ja ta tundub, et ta saab laps olla. Minu jaoks väga oluline. Ja sellepärast põrutan ma sajaga edasi. Et proovin siis lõpuks jõuda selleni, nagu Karmeniga põgusalt rääkisime, et praegu siis mingiste olukordade lahendajast jõuda siis mingisuguse süsteemse lähenemisena, et me tegelikult ka aitame neid inimesi ja me ei pea mõtlema, kes on kiusaja ja kes on kiusatav, vaid me aitame neid kõiki. Juba lapsepõlves, et vähendada siis seda võimalust, et lapsepõlves on või täiskasvanu eas tekivad meil erinevad konfliktid, kus me peame siis politseinikena hetkel vaatama seda, et kes siis trellide taga ja kes siis väljas, et proovime aidata kõiki. Et kuidas olemas olla lapse jaoks? Mul on lihtsalt küsimused endal tekkinud, aga ma usun ka teil aeg-ajalt. Esindan riigiametit ja sellepärast julgen vaadata. Just enda asutuse vaates, aga ka koostööpartnerite vaates ja minu magistritöö oli ka seotud sellega, et kuidas on lapse parimad huvid siis tagatud perevägivalla juhtumite lahendamisel. Et olen siit-sealt noppinud neid teadmisi ja selle siia siis kohale toonud. Väga õigustatud küsimus, kas alati on võimalus olemas. Ma aeg-ajalt jõuame partneritega või oma kolleegidega selleni, et vist sellega ei ole mõtet tegeleda, see on nagu kogu aeg ja las ta jääb, et monitoorime, ja ma olen kuulnud kahjuks selliseid küünilisi ütlemisi, et tegelikult on äge lahendus see, kui üks tapab teise ära kodus, siis üks läheb ju vangi ja teine on surnud. Selle perega ei ole ju enam probleeme siis. Kas teeme sellepärast, et peab?
Julgen vastata, et aeg-ajalt teeme sellepärast, et peab. Nii on lihtsalt. Aga minu süda ütleb, et me tuleme tööle ikkagi aitama. Mitte iseennast ainult, vaid me tuleme tööle aitama teisi inimesi. Ikka iga hommikul on mul see hetk olemas, ma sõidan päris palju ja hetk olemas, et küsida enda käest, miks ma täna konkreetselt tööle tulin. Ja seal ei saa olla see, et oma heaolu tagamiseks. 7. kuupäeval saan veits raha ja võin käia arsti juures ja palju raha seal ei küsita selle pärast. Mis on lapse ootused? Millised on lapse ootused? Austatud lapsed, kes te siin olete, et mul on hea meel, et paljudel teil on võimalus olla laps ja oma magistritöös ja õpingutes üldse tihti jõudsime selleni, et laps ikkagi on suhteliselt tihti objekt. Tema üle otsustatakse ja tema üks laste õiguste konventsioonist tulenev õigus oma arvamusele ja öelda välja see, et mida mina õigeks pean, seda tihti ei usuta, aga ei võeta ka arvesse. Ja ei selgitata ka, miks ei võeta arvesse. Niisugused fraasid tulevad lihtsalt meelde fookusgrupi intervjuudest, kus 3-aastane see räägib ju muinasjutte, seda ei saa veel uskuda. Või laps räägib siis, kui kana pissib, seda, et te kõik ise kuulnud, et nalja kui palju, aga naljakas on siis, kui kõik naeravad. Tundub, et lapsed tihti ei naera. Kas taas ohvristamist on võimalik vältida? Ma mõtlen just laste puhul. Selle nimel on võimalik tööd teha, palju tööd teha, et seda vältida. Ma ei saa kunagi öelda, et lõpuni saab vältida. Minu hea abikaasa töötab seksuaalselt väärkoheldud lastega ja seal ükskõik milline meenutus sellest kõigest ei saa olla kuidagi selline, mis lapsele mõnus ja hea on. Aga küll on meil võimalik palju tööd selle nimel teha, et mitte minna kõik siis selle lapsega tegelema. Et perevägivalla juhtumites rääkisid ametnikud, erineva eriala ametnikud seda, kuidas üks oluline lapse parimate huvide näitajaid on see, kui kõik ametnikud ei küsitle seda last või ei kuula üle. Ja seda rääkisid kõik ametnikud, et ainult nendele endale tundub, et ainult nemad teevad seda. Lastekaitsespetsialist, politsei, prokuratuur, ohvriabi ja nii edasi. Et nad kõik teadsid seda, et see võiks selliselt olla, aga nad ei olnud omavahel rääkinud sellest. Ja tegelikult osad meie seast on veel sellise kesta enda ümber pannud, ütlevad nii lapsele kui võib-olla ka ohvrist emale või isale, et ole nüüd hästi täpne, vaata, et sa ei eksi. Et meile endale ei pruugi see mitte midagi tähendada, me võime mõelda seda, et lihtsalt, et ütlused oleksid tõesed ja tõepärased ka kohtus, siis tuleks rääkida tõtt, aga mis see tähendab tegelikult ohvrile? Ohvrid räägivad sellest, et ma kardan, et mind pannakse kinni, ma ei julge siuke pinge tuleb peale. Ja kas fookus on abistamisel alati paigas? Seda küsimust on mul ka tihti tulnud, sest sotsiaalne vaatlus kuskil ümarlaudadel viib meid selleni, kus osad vihkavad üksteist laua taga, naeratavad üksteisele, aga tegelikult mõtlevad, et see inimene siin kogu aeg ta esineb. Ja tal on nagu meelest ära läinud, et koguneti selle jaoks, et last aidata tegelikult. Ja kas me anname piisavalt infot toimuva kohta, siis siin on suur tee näiteks meie asutusel ja uurimisasutustel üldse minna, sest tegelikult me oleme võimupositsioonilt ja me peaksime kuidagi leidma viise, et maandada seda ärevust inimestes. Et me oleme uurijatega rääkinud ka sellest, et aeg-ajalt, eriti isikuvastaste kuritegude puhul, me võiksime helistada inimesele, öelda, et sa ei ole meil meelest läinud. See ei võta palju aega, aga ohvrid räägivad, et see on suur asi, meil on uurijaid, kes helistavad. Sest nad helistavad nagu jaoskonna juhile tagasi, et kui midagi on valesti selles asjas, ta helistas mulle. Eelmine kord keegi ei helistanud, et pool aastat ootasin, ei saanud aru, kas üldse menetletakse või menetleti. Lapse toetamine, et see metafoor sotsiaaltöö vihmavarjuna, see on, sellest kõneles palju ja ma arvan, et kõneleb ka edaspidi Utrechti ülikooli emeriitprofessor Hans van Wyk, kes on üks sotsiaaltöö eestvedajaid Euroopas. Ja see metafoor räägib sellest, kuidas siin vihmavarju all on ohvrid.
kaasa arvatud lapsed, ja vihmavarjul üleval siis vihmavarju katte peale sajab siis vägivald näiteks, või üldse mingi raske koorem sajab sellele vihmavarjule peale. Ja nüüd see kate koosneb siis seal paremal pool olevatest aitajatest. Kindlasti kõige tugevamal positsioonil, kõige paremad aitajad on lähivõrgustik. Ehk vanemad, vanavanemad, seal kus on bioloogiliselt paika pandud lähedus, armastus, sügavad tunded. Ja kui seda ei ole, siis sekundaarne võrgustik, kuhu siis paljud meist ka kuuluvad. Ja tegelikult ka kogukond laiemalt. Nüüd häda on selles, et vihmavarju erinevad mingid tükikesed on iga ühe käes meist. Aga see peaks olema siis kuidagi selliselt sõlmitud või nõelutud. Et nendest kohtadest siis, kust nõelaaugud on, et sealt läbi ei tule see. Ja kui me teeme täpselt nii palju, kui meil on ette nähtud, et mina tegelen ainult sellega, mis mu ametijuhendis kirjas on, siis on tihti ka see häda, et need paanid ei ühti seal. Meie president on rääkinud õmblusteta ühiskonnast. Siin ma nimetaks õmblusteta vihmavarju kate. Et peame tegema nii palju, kui meil ametis on ette nähtud, aga me peame mõtlema sellele, et me ei tohi ohvrit jätta kuhugi maa ja taeva vahele teinekord. Et ma olen erinevaid ametijuhendeid näinud ja võrrelnud, siis on tihti häda selles, et 2 erinevat asutust asuvad erinevatel aadressitel. Ja näiteks, et 6-aastane laps arsti läbivaatuselt saaks näiteks lastemajja või politseisse, siis üheski ametijuhendis seda ju kirjutatud ei ole. Meil on küll kõik töötajad sellised suuresti, kes ei jälgi ametijuhend, vaid saavad aru, et keegi kas peab viima või tooma selle 6-aastase lapse, näiteks öises Tartu linnas kell 3 või nii edasi, aga kell 3 öösel on ju kõige parem veel, me oleme saavutanud näiteks Tartu Ülikooli Kliinikuma ikka selle kokkuleppe, et laps magab hommikuni turvalises keskkonnas või läheb tema juurdes inimene, kes peab minema. Aga et kui laps peaks siis ise liikuma, siis on nagu sellega jama, et selles mõttes on oluline olla kohal, olla empaatiline ja last aidata. Koostöö on oluline asi ja seadus kohustab meid selleks. Tihti me jääme selle sättega, politseinik ikka ju armastab aeg-ajalt siis ka õiguslikus diskursuses ullata, aga et selles on palju üllatavat inimeste jaoks. Nad ei teagi, et on kohustus meil tegelikult teha valdkondade ülest koostööd ja siin ei ole ainult riigiasutused ise, vaid ka on eraõiguslikud juriidilised isikud. Kõik, kes on võtnud kohustuse olla aitaja ja abistaja, siis meil kõigil on tegelikult see kohustus. Minu jaoks on see võimalus. Ja kui ma selle võimalusest kinni haaran, siis mul ei ole seda muret, et ma pean järgima, kas ma olen seadust täitnud või ei ole. Samamoodi erinevad inimesed on oma kogemustest ja varasematest kogemustest kirja pannud, et lapse aitamisel on oluline osa võrgustikutöö. Et siin on just see primaarne ja sekundaarne võrgustik omavahel koostöös. Me tihti asutustena ei taha isegi mittetulundusühinguid kuidagi kaasata, sest meie ju teame, kuidas asjad käivad. Me oleme õppinud seda. Politseinikud, jumal kui palju me õpime teisi inimesi tapma ja siis pärast seadust nii palju tundma, et me nagu jama sisse ei satu ja nii edasi. Aga et olla ise inimene, olla ise tubli, tugev enda sees, olla empaatiline, aidata ohvrit sellega, et ma ei küsi tema käest süüstavaid küsimusi. Ja nii edasi. Seda kogemustega tuleb ka juurde. Ja nagu Hans Van Vik ütleb, et võrgustikutöö kitsam vorm on siis koostööle orienteeritud meeskond, et koostöö on ka see, kui me õpime üksteist tundma ja proovime kuhugi eesmärgile lähemale jõuda, aga et sidemete loomine on tähtis asi, aga ka see, et me teeme midagi. Ja abivaja tema lähedaste kaasamine toetab sekkumiste tulemuslikkust. Aga see eeldab professionaalidelt ja teenuse kasutajatelt oskusi. Kontrolli ja võimu jagamisega, et see on just riigiasutuste häda, et me ei tunneta seda ära. Me läheme justkui lahendama lugusid selliselt, et see on meie lugu.
aga me unustame selle ära, et see on kellegi ohvri, kellegi perekonna nendele omane unikaalne lugu. See on selline kristallklaasikene, et seda tuleb hoida. Meie oleme aitajad, meie oleme väljaspoolt seda lugu ja tuleme aitama, mitte see, et mul on ka nii raske ja oi issand jumal. Te ei kujuta ette, kui palju mul tööd on ja mul on veel igast erinevaid hobisid ja muid asju ja nüüd ma siin teie ees pean ka veel rääkima ja see on õudne mu elu on. Tegelikult ei ole niimoodi. Mina olen teiega koos siin arenemas, ennast aitamas, teiega mõtteid vahetamas. Ja täpselt samamoodi on ohvritega, et see on nende lugu ja meil on võimalus olla neile toeks. Et me ei saa seda enda jaoks selliseks mõelda, et minul on raske hoopis. Aitama minnes me peame valmis selleks olema. Mitte seda, et ühel hetkel saame aru, et siin käib kõik üle minu pea ja siis ma põgenen veel ära ja siis jätame selle ohvri veel omadega sinna paika. Koostöövorme on erinevaid, et oma magistritööd tehes ja uurides puurides, mis asi see koostöö inimeste jaoks on, siis see on ikka selline, nagu setud ütlevad, sellised minutaolised, et koostöö on mi suurim vara, siis see on kõik väga õige, aga et kuidas me mõistame seda koostööd siis. Ja inimesed mõistavad väga huvitavalt seda koostööd. Ikka, et küpsised on ja kui on laua peal küpsised, kohvi ja siis mingisugust kringlit äkki teinekord ja võib-olla pärast maksaks preemiat ja siis me võime ümber laua ju rääkida ka ja mitte ainult seda, et lapsed on hädas. Et kas meil on ikka plaan B olemas, kui NATO ära kaob ja nii edasi, me võime nendest asjadest ka rääkida vahelduseks. Et ja inimestel on erinev, ma olen siin toonud mõned variandid, et siin näiteks on distsiplinaarsuse järgi meeskonnad interdistsiplinaarne, transdistsiplinaarne, et multi- ja interdistsiplinaarse vahe on lihtsalt see, et omavaheline suhtlemine on multidistsiplinaarsuse puhul minimaalne, aga interdistsiplinaarse puhul tehakse siis koostööd, tihedat koostööd, et meil praegu lihtsalt endal tuleb pähe see kõrgriskiga perevägivalla lahendamise mudel, mida on olnud au käia erinevates piirkondades esitlemas, siis tegemist interdistsiplinaarse meeskonnaga, kus meeskonnad saavad tihedalt kokku ja teevad omavahelist koostööd. Ja transdistsiplinaarne, kus keegi enam ei saa aru, kes on, kõik on valmis kõike tegema, et Karmen on valmis relva haarama ja tapma, mina olen valmis diagnoosima seal, mida vaja on ja nii edasi. Ja Tamo on täpselt samamoodi siis valmis olema sotsiaaltöötaja ja terapeudi rolli täitma. Või siis jälle vastupidi. Või siis on meeskonna identiteedi järgi jagatavad koostöövormid. Ja siin tuleb välja, et koostöö ise on identiteedi vaates üks nõrgemaid vorme üldse. Ja siin ei ole ka mõte selles, et mis on hea või halb. On olukordi, kus saab kasutada koostöövormi ja ei ole vaja nii põhjalikult ja pikalt sekkuda, aga on koostöövormi, kus seda kasutada ei saa ja ei ole mõtet. Aga tegelikult on koostöö imelihtne. Et ega ta ei nõuagi muud kui selgeid küsimusi, hästi avatud suhtlemist, ausat siirat suhtlemist, organiseeritud protsesse ja õiget fookust. Minul on alati olnud see imerelv olemas, et kui kellegi läheb lappama, siis ma räägin, et mis meil see fookus üldse oli, et vaatame nüüd järgi. Lapse parim huvi, pere aitamine, vägivallast välja ja nii edasi, et kui sa selle jälle ette sead, siis tuleb sealt plaan B juurest jälle tagasi see rahvas ja hakkab jälle mõtlema edasi. Vägivalla vastu võideldes on meil koostöötes suur soov küll ohvreid aidata, kuid seal on takistusi ja need võivad sellele ohvrile mõjuda vastupidiselt. Ja tõkked on koostöös igasugune tegevus, käitumine on füüsiline korraldus, mis ei lase teisel koostööpartneril mugavalt tunda. Vähendades seeläbi nende suutlikkust suhelda positiivselt ja tulemuslikult. Ja erinevad tõkked koostöös. Me mõistame valdkondi erinevalt. Me tuleme mingisuguse meeletu ajalooga ja meil on riigiasutustel eriti on regulatsioonid, kuidas me peame käituma ja kuidas me peame toimetama. Aga me nagu
ei vaata kõrvale ja ei vaata seda laia pilti, nagu üks hea sõber, prokurör kogu aeg räägib. Me ei näe laia pilti, me vaatame hästi kitsalt. Ja mis on ikkagi lapse parim huvi, kuna see oli mul ka endal siuke näriv teema ja ta närib edasi. Tuleb meelde, et Lastekaitse Liit on olnud tubli ja aidanud seda konventsiooni, mis täna sai sellisesse juubeliikka, et ta aidanud sealt üldkommentaare eesti keelde tõlkida, et mind see väga aitas. Ja tegelikult uurides siis erinevate erialaspetsialistidega, mis on lapse parim huvi. Et Andres ja Kristi on ka siin, Katre Luhamaa on sellel nimel palju kaasa kõnelenud, et Eestis on ära kadunud sõna parim. Tõlgime inglise keelest ja vaata, kui hästi tõlgime, et lapse parim huvi inglise keeles ja eesti keeles on lapse huvi. Aga on Katre seda välja toonud ja ka Andres, et tegelikult parim huvi kohustab meid otsima kõiki võimalusi ja sealt leidma üles siis parima. Aga lapse huvi tähendab seda, et me seisame lapse huvi eest või täitsa üks element ainult olla, mille eest me seisame. Et sellepärast on ka hästi oluline, et me sisustaks seda ühtemoodi. Aga kui ma küsisin erinevate erialaspetsialistide käest, sealt oli väga palju erinevaid lähenemisi, aga sükest ühtset arusaama näiteks lapse parima huvi kontseptsioonist kui konventsiooni ühe sükse olulise olemuse vaatamist, et siis seal näiteks elemendid olid juba keerulised inimestele, et milliseid elemente hinnatakse lapse parima huvi väljatoomiseks ja sellepärast on oluline minu arust, kui me läheme lapsi aitama ükskõik millises koostöövormis, et me võtame aega, saame üksteisega ilusti tuttavaks, lahendame takistused ära, mis meid segavad ja räägime ka olemustest nagu laiemalt, kutsume inimesi, kes teavad sellest, kutsume Andrese või Katre sellest rääkima. Ja lõpuks vaidleme selle enda jaoks asja selgeks ja siis me saame minna ka inimesi aitama. Aga meil minnakse sündmus tuli, sina ole vait, sa ei tea sest midagi, ma olen seal 25 aastat tagasi, ma tegin niukest asja, et sa ei kujuta ette, on ju, ja kõik lehed kirjutasid minust, nüüd ole sina vait, on ju, ja nii edasi, et need see ei aita edasi. Erinevad eeldused koostööle tulles. Need inimestel on juba oma olemuselt ja oma enda sisult on väga erinevad eeldused. Mulle ongi väga tähtis, et see lõpeks sellega, et aasta või 2 pärast ma saaks nagu presidendilt ordeni või ma saaks rahalist preemiat. Teisel, nagu ma ütlesin, on tähtis see, et oleks tiinakommid, mitte komeedikommid. 3 korda olen käinud ja rääkinud, keegi ei kuula. Ja nii edasi, ja mõnel on soov aidata. Nagu siiras soov aidata. Eesti ajakirjandusmaastikul ma näen ka ühte tulist purssijat, kes tahaks aidata, aga ei oska. Ja siis saad kõik haiget. Ma tegelikult teeks endale asja selgeks. Ja siis panneks selle energia, mis on soov aidata sinna juurde, see võib super tulemus olla. Siis ametnike pidev vahetumine, ametnikud põlevad läbi, sellest on palju kirjutatud ka näiteks sotsiaaltöö ajakirjas, et lastekaitsespetsialist, kes te siin täna olete, sügav kummardus alati teie ees. Te saate roppu tööd teha, te saate ropult sõimata. Teie identiteeti lõhutakse nagu hommikust õhtuni, mõtlemata, mida tegelikult tehakse abivajajatele ja teile endile. Põletakse läbi, minnakse, otsitakse uus töö, jäädakse lapse ootele sellel põhjusel, väga erinevaid viise. Ja me primaarset võrgustikku ei kaasa. Jumal, nemad ei tea, nad on ju nii lollid, kust nemad midagi teavad, me oleme õppinud inimesed. Läbipõlemist ma rääkisin ja siis on ametialased tõkked. Mis need ametialased tõkked on siis, et mulle viimasel ajal meeldib, et võiks täitsa seinad füüsiliselt ette ehitada ja siis on, Tamo oskab rääkida viipekeeles, et siis paned 2 inimest, paned seina vahel ja nad viiplevad omavahel seal. Tõkke on ees ja mõlemad saavad üksteisest aru. Üks siit poolt viipleb ühtemoodi, teine ei näe, mida ta viipleb, arvab, et nägu oli tal selline vingus, ju ta siis tahab halvasti mulle öelda ja nii edasi, et tegelikult me ju ei tea, mis tegelikult inimene öelda on tahtnud. Ja eriti peaksid riigi võimuesindajad saama sellest aru, et me oleme juba oma võimalustelt ja meie käes on meeletu jõud. Et seda vaatavad nii need erialaesindajad, nagu ma tõin lastekaitsespetsialistid või
kes mulle väga hinge lähevad, teised, teate kõik laste abistajad. Kui tuleb prokurör kohale ja ütleb, et siin keegi tead valesti teeb, vabandust, siis üleüldse prokuröri loal saab üldse andmeid vahetada. Teised ei ütle mitte midagi siin kaasa. Mina räägin üksinda. Ja see ongi koostöö siis. Siin ennem nägime ühte noorte poolt tehtud videot, seal oli täpselt samamoodi. See tütarlaps istub siin saalis ka, tema oli nagu prokurör. Aga nii ei saa. Meie peame oma piire alla suruma, täitsa teadlikult alla suruma. Ma pean vahepeal olema siukene chill ja groove ja kõik on ju seal. Teksad jalga panema ja siis ma ei tea kuidagi teistmoodi seal olemas. Muidu tuleb politseijaoskonna juht, teate, mul on 178,8 alluvat. Ei ole üks inimene ühe käeta või jalata, vaid lihtsalt tal on natuke vähem tunde nädalas tööd teha. Aga et nii palju lahingus inimesi on mul. Kõik võin tuua siia ümber võrgustiku ja siis te väriselt. Aga tegelikult, kui ma tahan teistega koostööd teha, et nad mind usuvad ja ka minuga arvestavad ja mina nendega arvestan, saan seda näidata. Saan vägivallatult suhelda. Sest parim tulemus sünnib ikkagi sealt, kus kõik saavad kaasa rääkida. Kas või lapse parimate huvide elementide tasakaalustamist või seda teha, siis on vaja ju meeletult informatsiooni selle jaoks. Aga kui keegi vaatab, mul on meeles lihtsalt üks politseinik, ta ei teadnud, see oli siin Põhjaringkonnast, et ma olin ümarlaual Kagupolitseijaoskonnast või seal tagantpoolt, siis ta tahtis nii huvitavalt, ta rääkis kõige, et kujuta ette, mis asju ma tegelikult tean kõik. Meil on jälitusinfot ja kõike, aga no ma ei saa teile rääkida, see on nagu salajane. Noh, kui sa selliselt koostöölt tuled, siis on korras ju, on ju. Üks koostööpartner vähem jälle ja et mine nurga taha, räägi seal üksinda omaette salajast juttu, on ju, aga et meil on vaja inimest aidata. Sellest ei ole vaja kellelegi siis ju kõva häälega hõisata. See on muidugi tore, et sa oled nagu nii eriline, et sul on siuke info, aga see ei aita kedagi. Ja ühe hea õppejõu Dagmar Narussoni, kes hiljuti oma doktoritööd kaitses personaalse taastumise vaates siis, ja ta kasutab väga palju kogukonna mõõdet seal, siis Marku Uibo on ka veel, kes meil siin Eestis sellega tegeleb, on 79. aastast Elinor Ostromi poolt loodud koostöövorm nimega Co-production ehk koos loome. Ja seal on see, et seal ei ole sellist kindlat juhti, vaid seal on juhi rollis on keegi sellest koostöövormist, nimetavad nad teda facilitator ehk siuke hõlbustaja. Ehk tema loob seda võimalust ja keskkonda, et inimesed saaksid koostööd teha. Aga põhimõte on selles, et siukene võrdsus, vastastikus oleks nagu esikohal. Nagu me rääkisime, et lasta barjäärid madalaks. Me keegi ei ole kellestki parem. Keegi ei ole nagu, igaüks on oma elu eksperdina oma rikkaliku kogemusega seal. Tal on mingid teadmised, mis võivad kaasa aidata, ei pruugi kaasa aidata. Aga meil kõigil on midagi anda sellesse koostöövormi. Ja kõrvale tuua siis just see kodaniku ja kogukonna liikme vastutus. Ehk tegelikult on see ressurss meil kõik kasutamata. Me näeme siin tihti seda, kuidas naiste varjupaigad saavad meeletult peksa. Jumal, need naised, need on ju ainult naiste eest väljas ja vaesed mehed, kes kogu aeg peksa saavad meeletult, on ju. Keegi nende eest ei seisa. No, mulle on ka öeldud, kuna ma olen naiste varjupaigas töötav inimene, ja siis mulle on ka öeldud see, et sa näed välja nagu feminist. Ja siis mõtlen, ma olengi feminist. Et ma ei tea muidugi, milliste parameetrite järgi saad, et ma näen välja nagu feminist. Pikkuse kaalu, mille järgi, aga ma olengi ju feminist. Siis lööb nagu ketta kinni, ei saa aru, et mis ta nüüd päriselt nii mõtleb. Aga et varjupaik on mingisugune vingujate klubi, kes ei taha kedagi aidata, vaid tahab alati kõiki mehi vangi panna, ära tappa ja siis on maailma peal rahu. Kaugel sellest. Ma saan ise ka väga hästi aru, et kui me selle pereisa, kelle pärast laps hoiab sõrmi kõrvades, paneme 8 kuuks vangi, ta tagasi tuleb, siis ei muutu ju mitte midagi. Et seal ärevuse tõustes, kas tehakse lapsi juurde või läheb pekk suuremaks või otsitakse uus pere, kus peab laps samamoodi jälle hakkama kas sõrmi kõrvadesse panema või istuma kell 21 või 22 õhtul väljas ja kiikuma. Mitte rõõmuga, vaid hirmuga, sest üleval pekstakse.
Märgata ja tuua esile inimeste tugevaid külgi, ehk ümber kujundada enda ja meid ümbritseva inimeste mõtlemine. Me ei saa teist inimest ümber teha, küll me saame oma käitumisega, oma mõtetega võib-olla talle toeks olla. Et hetkel on selliselt, et kasutatakse siis passiivsena neid inimesi, kes abi vajavad, aga tuua nad ka kõik pilti ja mängu. See aitab palju paremini. Kui sa annad kas või väikese ülesande, inimene saab aru, et ma olen ka keegi. Ma olen ka meeskonnas, ma olen ka selles tiimis. Me läbi selle kõrgriskiga perevägivalla juhtumite kutsume inimesi, kui me oleme omad asjad ära vaielnud, siis kutsume inimesed, ohvrid endale meeskonna juurde ja tutvustame, et kes kõik sind aitavad. Sul on meeletu jõud. Ei saa anname talle ka väikese ülesande. Ja see on nagu helistavad õhtul, et päriselt kõik need inimesed aitavad mind. Ma arvasin, ma olen Jumala üksi. Aga nad saavad ise ka väikese ülesande. Ehitada lahendused üles inimeste olemasolevatele võimetele. Ehk me ei saa üle võimete neid inimesi ka kasutada. Meil on igal ühel erinev ressurss. Töötades erivajadustega lastega ja nende peredega, siis mul on alati aukartus nende ees. Nad on imelised. Nad elavad nii palju üle ka ühiskonna poolt siis erinevaid kaikad kodaratesse. Aga nad on ikka olemas, et mis me ära saame teha, ükskõik millisel moel nad seda mulle väljendavad või ütlevad. Sõnadega või ilma, aga nad on imelised. Ja neile anda sihukene nendele jõukohane ülesanne, siis nad on nii õnnelikud selle üle. Me oleme ühel samal positsioonil. Minul on ainult nii palju jõudu, et see ülesanne talle anda ja temal nii palju jõudu, et ta selle ära teeb. Ja seda kirjeldab ka see vastastikus, retsiprooksus ehk. Me oleme vastastikku üksteisel olemas. Ka mina aitajana vajan tuge, selle inimese tuge. Ja vastastikune toetus ka võrgustikes, mitte see, et me hakkame seal vaatama, kes on ikka tubli ja kes ei ole. Ja täna vist mina särasin kõige parem ja see oli äge on ju. Tegelikult mulle tundus, et Tamo säras täna ägedalt. Aga ma ei taha seda teile tunnistada. Ma tundub, et mul on ägedam siin. Aga me ei pea selle üle üldse nagu mõtlema, sest ma tean, et meie Tamoga ajame tegelikult täpselt seda sama asja. Meil on ülioluline, et praegused lapsed saaksid kõik tunda lapsepõlve. Ja soodustada siis protsessi mitte toimetada kätte valmislahendusi ehk õng ja kala on ju. Et me võime neid kalu sinna sisse sööta, aga nii nagu meie ära läheme oma õngekesega, siis on keegi kuival jälle. Meenus lihtsalt Iiri vanasõna, mida ka Lastekaitse Liit minu arust on kuskil välja öelnud, on tellistest ja mördist me teeme maja, aga noer ja lapsed teevad sellest kodu. Aitäh!